kantud. Mitte midagi. Elu oli tõesti nagu lill. Ja siis ma kuulsin seda sõnumit ja mõtlesin, mida see mees räägib. Kas ta ei ole Jumalat kogenud või? Kas ta tõesti ei tea, mis elus Jumalaga on? Seal ei ole ju probleeme. Aga möödus natuke aeg ja ma sain aru, see mees rääkis tõsi juttu. Sest võitlused tulid, katsumused tulid. Jah, need 2 nädalat olid nagu ingli käte, aga siis tasapisi, nii nagu väike laps kasvab. Alguses on ta ema-isa kätel, siis pannakse ta põrand, siis ta õpib roomama. Seal enam ei ole ema-isa käsi, siis mingil hetkel ta hakkab ennast asjadena püsti tõstma ja siis ta kukub mitu korda või õpib jalgrattaga, mitu korda kukub. Ja see on nagu kristlase elu. Alguses nagu kuidagi kantakse ja öeldes, et siis on nagu mured kõik läinud. Tuhkagi nad läinud on. Nad varitsevad sinu ümber ja otsivad, nagu piibel ütleb, nagu mõlga ja lõukoor. Ta otsib kohta, kus sind ära neelata. Sest pimeduse väed on meie ümber. Ja see on ühel viisil nagu võitluste maa. Aga mis on meie rõõm, mis on meie tugevus, mis on meie kindlus, on, et meil on Kristus. Amen. Tema elab meie sees. Tema sõna elab meie sees ja see on huvitav, et seda sõna kurjad vaimud kardab. Amen. Kui sa seisad vastu Jeesuse sõnadega, siis ta lihtsalt kardab, sest see ei ole teist teed, ta peab taganema. Aga nüüd mõtle inimene, kes ei tunne või inimene, kes võtab seda kuidagi väga selliselt lihtsalt, et ma käin kirikus, siis ta jääbki tihtilugu nende rünnakute ohvriks ja nende alla kinni. Aga Jesaja kuulutab vabadust ja vabastust ja ütleb, et tulemas on tõeline Messias, kes vabastab teid pattudest. Mis oli Vana-testamendi aeg, oli ju see, et inimene pattudest vabaks saab, siis ta läks ja pani oma kaed selle ohvrilooma peale. Ja nii-öelda toimus see ülekanne sellele loomale ja siis preestrid tulid ja tapsid selle ja ohverdasid selle patu ohvri. Või siis lasti ta kuskil kõrbe lahti seal. Aga nüüd Jeesus teeb ühe hetkega selle asja klaariks. Ta ütleb, ma võtan kõik teie patud ja kannan Golgata ristile need. Ja see on maksev, see on täna kehtiv. See on täna jõus 100%. Ja Jumal on oma sõna taga seisnud aegade algusest. Ja kui paljud profeteeringud on tänaseks täitunud, see on uskumatu. Inimene võib öelda, et see ei ole võimalik, aga on. See ongi see imeline asi. Jumalale on kõik võimalik, see, mis inimestele tundub võimalik. See, et Jeesus surnuist üles äratati, see on ime. Ja kui see ei oleks toimunud, siis me oleksime täna kõige äbarikumas olukorras. Aga Kristuse surmust üles tõusmine on toonud võidu täna meile. Ja ma usun, et Jumala soov on jätkuvalt kasvatada meid ja tuua selle asja sisse üha enam ja enam sügavale. Ja nii nagu ma ütlesin, igaüks on meil kuskil tasandi peal ja igal ühel on antud teatud võime. Mõnel on antud rohkem ja siis tal ongi palju eespalveid, palju inimesi, kelle pärast ta palvetab. Et see on Jumala töö meie sees, igas ühes, kes on täna siin laua ümber ka. Et piibel on meie tõeline eluleib, tõeline vaimumöök. Ilma selleta me ei suudagi võita ära kurjuse ja pimeduse väges. Mäletan, kui ma sain päästetud, olin kirjutanud, tulnud tagasi Saaremaale ja kirjutanud vanaemale ühe kirja. Ja rääkisin vanaemale, et vanaema, ma olen päästetud saanud. Ma olen Jumala lapseks saanud. Ja me tegime siis nii, et selline koht nagu Sandla kultuurimaja, osad võib-olla teavad seda, aga see oli omal ajal meil üks koht, kus me samamoodi usurahvaga käisime koos ja olime ka sõnas, palves, ülistuses. Ja ma kirjutasin vanaemal kirja, et vanaema, me käime usklike inimestega koos Tailas pühas, see ei ole palju maad, 4-5 kilomeetrit, et kuule vanaema, tule meiega koos osadusse. Ja võta vanaisa ka kaasa.
kirjutasin, no tollel ajal ei olnud neid mobiiltelefoni, et sa saadad vanemale SMS-i või midagi taolist. Lihtkirja, panin postkasti ja ütlesin, et mul oli siis veel 05 ja siis ma ütlesin, ma tulen värav tagant läbi, võtan sind peale, lähme koosolekule. Ja vanem vastas, et jaa. Me tegime pühapäeviti peale seda, kui linnas oli toimunud, siis läksime kuskil 4-5 paika. Ja siis olime seal oli üks selline klassiruum, nagu klubis oli, vanaisa istusid ka seal pingis ja ilmselt kuulutas Jumala sõna, seal laulsime laulu. Ja kui me laulsime seda laulu, Jeesus, ära mine minust mööda, siis korraga püha vaimu langes nii võimsalt sellesse väikesesse klassiruumi, et vanaema tõusis püsti keset seda koosolekut, kui me laulsime ja hüüdis, Jeesus, ära mine minust mööda! Ja tegi oma päästepalve sellel samal lihtsal koosolekul ja suvel ristisime ja seal sanda ees. Ma mõtlen seda, Jumal armastab ükskõik, kui suures patus inimene on elanud. Ta armastab teda sellepärast, et ta tahab teda päästa. Ja vanaema sai päästetud. Ja ma olen täna mõelnud nendele lugudele, mis on juhtunud. Ma mõtlen, kas Jumal on vähem võimeline? Ei ole. Sõna ütleb, Jumal on see sama eile, täna ja igavesti. Vahest ma ise olen jäänud kuskile kuivale. Vahest ma ise olen jäänud kuskile kinni. Jumal on see sama. Saada sõnum. Kirjuta kiri. Anna mingi lootuse säde neile, kellele sa tead, et seda sädet on just talle nüüd vaja. Mõned aastad ja vanaema kutsuti issande juurde. Aga täna mõtlen, milline oli Jumala juhatus. Ja igal ühel meil oma elus on neid inimesi, kelle täna peale me mõtleme ja siin võib-olla koos palvetame ka, et saaks need inimesed päästetud. Sest lõppude lõpuks tahad sa või ei taha, ühel päeval tuleb minna. Sa võid 10 küünega kinni hoida, aga kutse tuleb ja sul tuleb minna. Küsimus on, kus veedad sina oma igavikku? Ja kui ma uskliku inimesena tean neid asju, et on tarras ja on hukatus. See paneb nagu väga selgelt seisma nende asjade pärast. Ja alati ei oska, puudub tarkus, kuidas kellegile, aga teinekord on vaja võib-olla väga lihtne asi teha. Sa võib-olla mõtled, et on vaja mingi tohutu jutlus valmis mõtelda ennem, et inimesele minna ja rääkida. Jah, vahel võib-olla mõnel on vaja, aga ma näen lihtsad sõnad ja armastus nende sõnade taga on see, mis mõjub kõige rohkem. Lihtne kutse teha, kas või koos. See sama, ma mõtlen sellele roole, mis Meelis siin hiljaaegu rääkis. Sõbraga olles autos. No kuskil metsavaelda. Lihtsalt on autos, küsib sõbrata, ma tohin palvetada. Kui sõber, jah, see tohi. Ja nii lihtne osadus. Ja Jumal on kohal. Ja inimene saab oma murele teada leevendust. Jumal ei ole ainult kuskil ruumis kinni või kiriku hoones. Ta on kõike. Püha vaim on absoluutselt kõike. Ja mis on tema soov? Jõuda selle hea sõnumiga iga inimese juurde. Kui palju on neid inimesi täna meie ümber teada, kellel on lootusetuse otsas lootusetus ja selle otsas veel kord lootusetus, sest inimlikult on asjad keerulised. Ja meie teame Jumalat, kes võib nendes olukordadest ja just tuua selle lootuse sädeme tagasi. Kõik me ühel viisil oleme siin laua ümber need, kes on selle lootuse sõnumi saanud. Ja see on see, tead, see on nii suur tänutunne, nagu Maiu sina lihtsalt tänad teinekord, mitte muud ei oskagi, lihtsalt tänad ja Jumal, ma tänan sind. Sinul on võime meid kasvatada, sinul on võime meid tuua sellest olukorrast välja. Anna issand mulle jõudu ja tead, ta kuuleb neid palveid. Nii huvitav, kui see ka ei ole, ta kuuleb neid palveid ja ta vastab nendele palveid. Ja võib-olla mitte kohe, momentaalselt, nii nagu me sooviks, aga tal on omad ajad, millal ta täpselt tead näeb, et nüüd ma annan selle vastuse Jürile kätte. Nüüd on see aeg käes. Sest täpselt sama juhtus ju Jeesuse sünniga. Piibel ütleb, kui aeg sai täis.
tähendab, Jumalal on omad ajad, meil on omad ajad. Ja need ei pruugi kattuda üldsegi Jumala aegadega. Jumal ütleb, kui minul saab aeg täis, siis ma teen selle sõna teoks. See, et Jesaja 700 aastat ette kuulutas, 700 aastat. Jumal ütles, nüüd on aeg kätte jõudnud. Nüüd ma lasen Jeesusel sündida ja täpselt see juhtus. Ja mida Jeesus ütleb, on, et ma tulen tagasi. Ma tulen tagasi. Ja ta ütles seda oma jüngritele. Ta ilmus korraga 500 inimesele. Ta ütles, ma tulen tagasi. Me oleme advendi ajas. Kohe-kohe, mõne päeva pärast on jõulud. Advendi aeg on ootusaeg. Me ei tea. Võib-olla need on viimased jõulud siin maal. Peal meie, me ei tea seda. Aga mida me teame on see, et Jeesus ütles, ma tulen teile, ma tulen tagasi. Ja kui sa oled nüüd nende hulgas, nii nagu me laulsime, kui pühad koos, kõik marsivad, siis ma ütlen, siis sa oled õige koha. Kas sa siis oled oma kodutalus seal või linnakorteris, kui aeg täis saab sinu jaoks, sa oled valmis.